Tere matkaravas, talv on jõudnud kätte ja see on paraku peletanud osad telkijad metsast minema. Aga tegelikult ei ole selleks mitte mingit põhjust, sest hea varustusega kannatab rahulikult telkida ka lumisemal, külmemal ja talvisemal ajal. Ja mis siis salata, olen enda jaoks leidnud sellel talvel just nimelt lummust sellest talvisest ööbimisest. Tõsi, selle jaoks on vaja varustus, et suvene varustus alati ei pruugi sellistes oludes toimida. Aga täna Kaspariga proovime anda teile väikese ülevaate, missugune vahe on suvevarustusel ja talvevarustusel ja kuidas endale koostada siis selline komplekt, millega te lume sees telkides ilusasti peaksite hakkama saama. Nüüd on meil telk püsti, lebo on täis, maapinnalt enam külma ei tule. Järgmine loogiline asi, et selleks, et öö vastu pidada ja oleks mõnus olla ja ikkagi saaks magada ka, mitte ei oleks ainult ellujäämine, on meil vaja head magamiskotti. Ja magamiskotiga on selles mõttes elu tehtud ikkagi palju lihtsamaks. Siin ei ole vaja vaadata mingisugused R-väärtusega asju, vaid enamasti on magamiskottide peal kirjas, millistele temperatuuridele ta on mõeldud. Olgugi, et tõlgendamise ruumi on jäetud avaralt. Nii on. No kuidas neid vaadata? Kui te vaatate siia peale, meil on siin mingid numbrid. Et enamus soovitatakse vaadata neid kas keskmiseid numbreid või siis äärmisi numbreid siin. Eks siis, kui me ütleb, et siin on umbes -4 ja -10, see mugavustemperatuur siis külmakaartlikel inimestele soovitame vaadata seda -4 ja veits inimestele, kes ei karda nii palju külma, siis -10. Ja see viimane number, mis on siin -30 ja sellel magamiskotil -39, see siis põhimõtteliselt, selle võiks lahti tõlkida niimoodi, et selle temperatuuri juures veel ei teki alajahtumist. Ehk siis sinnamaani peaksite iseenesest selle ekstreemtemperatuurini olema selles magamiskotis elus. Nii et, aga see on väga personaalne, sellepärast, et inimesed tajuvad külma väga erinevalt ja seda tasub kindlasti siis juba poes läbi arutada ja mõelda ja vaadata neid erinevaid tooteid. Ja loomulikult on need kõik magamiskotid ka selles mõttes erinevad, et osad nendest on sünteetilise täidisega ja osad nendest on suletäidisega. Mis vahe seal on? Jah, sul on täiesti õigus. Kui me vaatame nüüd neid kahte magamiskotti, siis üks neist on sünteetiline, teine on sulg. Sünteetiline on tavaliselt natukene raskem ja natukene suurema mõõtelt. Aga samas tema boonus on see, et kui ta saab märjaks, siis ta hoiab ikka veel sul sooja. Teiselt poolt on meil sulemagamiskotid ja sulemagamiskotid on hästi kompaktsed ja hoiavad kõvasti rohkem sooja, sest jällegi neil on hästi palju rohkem õhutaskuid, mis tekivad sinna sisse ja see hoiab päris hästi sooja. Jah, ja kui vanasti oli 2 koolkonda, ühed, kes olid paadunud sünteetilise täidise sõbrad ja teised paadunud suletäidise sõbrad, siis need suletäidise sõbrad olid enamasti sellepärast natukene mures, et kui sul talvisel ööbimisel niikuinii tekib see kondents sinna telki, sest väljas on külm ja sina hingad välja ju sooja õhku, siis läheb kõik see niiskeks ja kui vanadematel magamiskottidel niiske sulega see soojapidavus kahanes drastiliselt, siis tegelikult kaasaegsemad sulekotid või õigemini need suled seal sees on töödeldud kõikvõimalike erinevate toredate ja põnevate asjadega, mis nende seda niiskuse imavust võtab oluliselt vähemaks. Nii et tegelikult tänapäevaste sulekottidega saab hakkama ka niiskemates tingimustes. Ja kui nüüd sa enne, Kaspar, rääkisid, et need sünteetilised kotid kipuvad olema suuremad ja raskemad, siis tähelepanelik videovaataja saab aru, et kuidagi ei lähe pildiga kokku, siis tegelikult siin sees on sulekott ja see on tema sellise hoidmise kotis. Ehk siis sellisena võiks ta siis olla matkast matkani rahulikult seista, nii et ta püsiks kohevana ja samamoodi ka teisi magamiskotte tegelikult tasuks hoida sellises avaramas pakendis. Aga kui on matkale minek, siis selle magamiskotiga on kaasas ka tavaline kott, nii-öelda pakekott, kuhu siis kogu see suur asi, mis siin minu ees on, läheb sellisesse kotti ilusasti sisse ja seda on juba oluliselt kompaktsem ja mõnusam kaasa võtta ja siis nautida seda pakutavat head sooja, kus siis kirjade järgi meesinimene peaks saama ilusasti mugavalt magada veel kuskil 18 kraadi juures, naisterahval soovitatakse siis 10 kraadi juures ja -39-ga võib tekkida alajahtumise oht, nii et sellesse piiridesse tasub jääda, aga see ei ole sugugi kõige kangem pajakikott. Nii, ja hea vaataja, kui sa nüüd oled ostnud endale kõige parema magamiskotti, mis üldse parkud on, aga sul on halb lebomatt, siis sellest päris nii hästi ei kõlba, sest et kui sa oled maapinna vastas, siis sealt ikkagi tekib see külma ülekanne ja sul hakkab paratamatult külm. Seega, vali endale
piisavalt hea magamiskott sellele ilmale, kus sa lähed ning samamoodi sa pead vaatama ka hea lebomati endale, mis sobib täpselt sellesse keskkonda, kus sa oled. Sest tahtmata selle koha peal, kus sa magamiskoti veel vedeled, seal sa surud kogu selle isolatsiooni kokku ja sealt tekibki see külma sissetuleku koht, nii et lebo on väga oluline. Ja üks asi, mis on veel väga oluline, on see, et kui sa ostad magamiskoti, võtad selle kodus välja, siis ta on mingisuguse vägeva masinaga kokku rullitud, et ta sellesse pakendisse ilusasti sisse läheks. Sellisena sa ei pea teda enam sinna tagasi panema, vaid magamiskott tasub lihtsalt toppida sellise loodeva käega nendesse pakkekohtadesse, et ei tekiks seda kohta, et sul magamiskott kogu aeg ühe ja sama koha pealt saaks kokku keeratud ja siis võib-olla see juba pikema ekspluatatsiooni korral hakkab tekitama mingisuguseid selliseid külma kohtasid selle magamiskoti sisse. Nii et võta küll magamiskott, topi lihtsalt nii, kuidas ta parasjagu siia kotti läheb, tõmba otsad kinni ja ongi olemas. Kui nüüd magamiskott on teil olemas ja uut ei ole plaanis osta, aga see jääb termomeetri näidule veidikene alla, siis kas on mingisuguseid variante, kuidas seda temperatuuri mõnede kraadide või oluliste kraadide võrra tõsta? No üks, mis mulle kohe meelde tuleb, on see, et osad kasutavad sellisel juhul kahte olemasolevat magamiskotti, et panevad ühe sinna teise sisse. Pean tunnistama, mina nende hulka ei kuulu, sest ma olen nii aktiivne magaja, et mul on selles üheski magamiskotis veidi kitsas ja kui ma sinna veel kaks magamiskotti sisse panen, siis jääb mul seda vähem ruumi ja tegelikult ma armastan hommikuseks ärkamiseks, et oleks inimlik siis ka sellised kehale lähemad riideesemed võtta magamiskotti kaasa, et neid on hommikul soem selga panna. Aga kas on veel mingisugused lahendusi? Ja ikka. Selleks on mõeldud välja selline asi nagu siselina. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa mõtled voodilina peale, siis sama asi magamiskotti sisse. See konkreetne toode siin annab nüüd umbes pluss 9 kraadi juurde sulle mugavustemperatuurile. See nüüd küll oleneb jällegi sellest, kui külmakartlik sa oled, aga ta toetab päris hästi. Ja teiseks, miks ta ülihea on see, et kui sa nüüd ronid siia sisse, vahepeal hakkad higistama, magamiskott on must, haiseb, sa pead hakkama magamiskotti pesema, siis see on ju tegelikult kole suur töö. Eriti kui tegemist on sulega. Ja miks veel siselina hea on see, et ta aitab hoida sul higi magamiskotist eemal ja siis seda on palju lihtsam pesta kui magamiskotti ennast. Nii, aga Väino, me oleme nüüd rääkinud magamismattidest, kottidest ja telkidest. Aga riietus loeb ju ka. Räägi, kuidas sina talvel ennast telkist riietud? Jaa, loomulikult riieldus loeb. Maailmas on ikkagi 2 koolkonda või võib-olla veel rohkem, kes kuidas magamiskotis magab ja kes kuidas hakkama saab ja kes missugust und seal taga ajab. Üks koolkond on kindlasti need, kes ütlevad, et selles magamiskotis pead olema täiesti paljas, et siis on kõige parem olla. Keha hakkab kohe soojendama ja soojendab magamiskoti üles. Mina ei ole seda usku ja mina paljalt ei maga, sest minu jaoks magamiskott ei ole mingi radiaator, mis hakkab ise sulle tegema sooja juurde, vaid ta on nagu lisakiht, nagu kõik teisedki, joped, mingid dressikad, aluskihid, mis sul parasjagu on. Nii et mida rohkem aluskihte, seda nii-öelda soem see lõpptulemus on, aga hullult ei maksa ennast riidesse panna, sellepärast, et muidu hakkab palav ja kui sa juba higistama hakkad, see ei vii ka kuhugi hästi või sellisesse kohta välja, kus sul oleks hea ja mugav magada. Aga ma võtsin kaasa oma need magamise asjad, või ka need asjad, millega telgis olla. Üks asi on see, et kindlasti on vaja, et müts on peas, sellepärast, et peast ikkagi tohutus koguses sooja läheb kaduma ja seetõttu müts peab olema peas. Jalas. Mul on selleks, et magamiskotis olla talvel hea ja mõnus, on mul siis sellised soojad Lorpeni sokid. Peaaegu nagu villased sokid, aga mingid sellised põnevad on, hoiavad hästi sooja. Siis magamise jaoks matkalt tulles võtan matka soojapesu alt ära ja sinna asemele läheb siis Akliima, see on nüüd see vanasti oli kõige soem, oli see Hotwool ja nüüd on tõenäoliselt tulnud mingisugused uuemaid tooteid peale, aga ma arvan, et minu omad on mingisugune 13-14 aastat vanad ja siiamaani töötavad, nii et kui nendega midagi juhtub, eks ma siis viin ennast kurssi nende uute asjadega ka, nii et püksid ja siis selline kõrge kraega dressikas või mis dressikas, soojapesusärk. Oleme ausad, dressiga panen siis selga, kui tõesti väga külm on. Siis mul on täiesti selline must varustus, on näomask. Mul on see lugu, et nina läheb jube külmaks
või magamiskotis magades ja siis siin on auk, kõht peab tulema ja siis ma alateadlikult kipun oma nina toppima kuhugi magamiskoti sügavusse, mis on kõige valem asi, mida ta üldse teha saad, sellepärast et sa hingad selle niiskuse kõik sinna magamiskoti sisse ja siis jäätub see kõik ära, olenevalt suurtest külmakraadidest, kus sa parasjagu magad. Et ühtegi head asja sellest ei teki, kui sa oma magamiskoti ääre hingad niiskeks. Aga sellega, näomaskiga, kus on siis võimalik panna ka see peaosa ja näosa, siis siin nina juurde on, nina ja suu juures on see aukudega koht, siit tuleb niiskus välja, suurepärane, selline katkendliku magamise asendas ikkagi korraliku välja magamisega telgis. Siis on telgis istumiseks alati head suleasjad, mul on sulejope, mis on siis La Sportiva, selline lihtne, kompaktne ja sulekas, peab väga hästi sooja, väga mõnus on. Sellega ma magamiskotis ei ole, see on mul lihtsalt telgis istudes, kuna sa õhtul, mis sa seal ikka teed, väljas on külm ja vahel tuiskab ja on selline koletu ilm, siis istud seal telgis, need on seljas, on väga mõnus, see soojapesusärk ja see on peal ja kui vaja, siis saab veel dressikaga sinna vahekihti reguleerida. Siis, mis ei ole küll originaalpakendis, ma leidsin kodust, oli täpselt see õige suuruses mingi vana Termaresti lebokott, on sulepüksid ja see on täiesti müstiline vahend. Ma ei olnud nendega varem kokku puutunud ja ma võtsin kõvasti aega enne, kui need sulepüksid endale osta ja ma arvan, et ilma nendeta ükski sellise külmemaja ööbimine minul enam mööda ei lähe. Jack Wolfskini omad ja nad on erakordselt mõnusad soojad. Täpselt samamoodi, jõuad telki, võtad need matka soojapesupüksid alt ära, mis on õhemad, et liikumisel ikkagi genereerid sooja juurde ja siis tõmbad need hotwoolid selga ja nende peale need ja istud seal telgis, nagu kuningass, väga mõnus on olla. Ja hommikul ka, kui ei raatsi kohe matkapükse jalga panna ja teisi neid soojapesupükse, siis jätad need jalga senikaua, kuni oled telgi kokku saanud ja siis vahetad sipsti väljas ära. Aga nendega tuleb arvestada, et olenevalt jälle inimtüübist, nendega võib selle ajaga hakata päris palav, kui sa telgi oled kokku saanud selle rapsimise käigus. Aga suurepärane asi. Ja siis üks, mis eelmisel kevadel sai ostetud Oandu Iklav matkarajale, kui ma märtsis startisin kaasa, on siis sulesussid ja sulesusside eelis on jälle see, et kui sa siis oled õhtul laagrisse jõudnud või istud seal telgis, siis nende matkaniiskete saabastega ei ole mõtet seal ju olla, siis samamoodi soojad sokid, vahetad sokid kuivade vastu ja tõmbad need sulesussid sinna otsa ja nende fälli omadel on veel see eelis, et siin on süke äge tald, mis tegelikult võimaldab kõik need telgist väljas toimingud, käid vahepeal vetsus, käid kuskile lõkkesse natukene asju juurde panemas või mis iganes sul seal väljas vaja teha on, saad nendega käia, ei pea hakkama uuesti neid saapaid jalga panema, aga need suleasjad mul magades seljas ei ole, aga vähemalt mul on see teadmine olemas, et kui temperatuur ikkagi langeb rohkem, kui oli algselt planeeritud, siis nendega ma saan oma seda kehatemperatuuri seal magamiskotis veel tõsta. No tegelikult on ju sooja juurde saamiseks ka igasuguseid nippe olemas. Jaa, absoluutselt. Kui sa juhuslikult tõstad enda näiteks liiga suure magamiskoti, sa võid alati sinna sisse mingid asju toppida, et katta ära siis see vaba ruum, mida sa üles kütta ei suuda. Teiseks sa võid alati enne magamiskotti ronimist teha natuke sooja, võib-olla mõned kükid, mõned kätekõverdused, et saad nagu vere käima ja siis sul on veits mugavam seda magamiskotti ennast kohe alguses seal soojendama hakata. Jah, et kui sa istud lõkke ääres senikaua, kui see külm on ja võtad, et nüüd lähen ära telki magamiskotti ja kohe hakkab sooja, siis tegelikult ei hakka. Et keha on see, mis seal magamiskoti sisse ja telgi sisse seda sooja tekitab, nii et enne on mõistlik ennast ikkagi kuidagi teha veidi soojemaks, kui selline läbi jäätununa sinna minna ja ootama hakata, millal ühe korra keha jõuab selle kõik vajaka teha. Just, ja sa võid alati mingeid asju sinna kaasa võtta. Kui sa tunned, et sul on ikkagi külm telgis ja magamiskotis, sa võid alati keeta endale vett ja panna see pudelisse ja panna see endale jalga vahele. Seal on suuremad veresooned ja siis sul on mõnusalt natuke sooja. Või siis, kui sa teed süüa endale telgi kõrval kohe ja sul on see taktikaline toidupakk, see võtab nii natukene aega, et tõmmata, eks ju. Paned selle endale jalga vahele, mõnusalt hea soe ja siis hakkad sööma alles. Mulle praegu meenus, et Maiu Lünekundil oli üks artilise ööbimise video, kus temal oli veel see soovitus, et sa oma selle parka, mis sul on muidu see soe parka, selle saad ka veel panna lebo ja magamiskoti vahele. Nii-öelda veel üks lisakiht, mis sulle selja alla tekib, mis omakorda veel kaitseb siin maast tuleva kohutava ja suure külma eest. Eks ole, selline lugu. Nii et loodetavasti saite natukene pildi selgemaks ja mina küll omalt poolt suure talveööbimise entusiasmina julgen öelda, et see on üks väga tore ettevõtmine. Nii et ärge vanduge ilmale alla, vaid proovige ikkagi oma hobide ja telkimiste ja matkamistega jätkata ka siis, kui võib-olla enamus inimesi selle ära pelgab.
Tšau.